Tšau parvekessad! Täna näitan ma teile erinevaid kombosid, mis töötavad erinevate lihade peal. Te olete seda küsinud, nüüd te peate seda saama. Ja see on ka siin riiuli peal, sest et ta on lähedal. Nüüd ma keeran kaamera ringi, keeran mikrofoni ringi ja hakkan mööda purke ja kategooriad järjest minema. Kõigepealt kalad. Kõige klassikalisem asi on siis loomulikult Sanderi legendaarne kalaretsept, mille sa leiad meie YouTube'ist, kui sa paned selle otsingusse sisse. On siis patraab ja Champions Blend. Nüüd oli Vambola retsept, kus ta kasutas lõhe peal tegelikult ka seda Byroni jubileed. Seda on ka juurde tulemas, no worries. Ja seda võib samamoodi tegelikult kombineerida siis selle JD Hot Honey'ga või siis ka Champions Blendiga, et ei ole ka selles midagi hullu. Siis räimed ja muud asjad. Imehea selle peal on Simple Citrus Raab. Nüüd lähme linnuliha juurde. Ja siin on mul tehtud üles rivistus. Kõigepealt siis kõige parem asi, mis linnuliha peal on muidugi kospel. Ja seda tavaliselt kusjuures kombineeritakse Champions Blendiga. Sest Champions Blend on ise heast küljest näidanud ennast siis kospeliga koos. Tõsi, mitte midagi ei ole ka lahti, kui sa teed seda originaliga, kui sa tahad natukene magusamat varianti saada. Siis, siit edasi lähme vürtsikamaks, et järgmine samm, et siin nagu kospelis väga vürtsi nagu praktiliselt üldse ei ole, siis kui me astume Dirty Birdi, siis põhimõtteliselt siin on seda juba natukene sees. Dirty Birdist on ka hot versioon olemas, aga mina panin järgmiseks sammuks hoopis Holy Gospeli. Ja neid samamoodi siis kombineerida originali või siis Champions Blendiga ja tuleb imehea. Kui me räägime, see on nüüd siis kas terve kana või kintsud või midagi taolist. Kui me räägime tiivateost, siis on raske vastu panna sellele, et sidusaineks kasutada alla hot sauce'i. Ja siis ükskõik milline neist siit teeb oma töö hästi ära ja saab imehea. Sigaliha ja hakkame kuskilt otsast minema. Praegune variant on siis see, et ütleme, see on pulled pork siin, mis ma näitan. Hakkan natukene neid teisi asju eest ära, et nad ei paneks mõtteid mujale. Pulled pork, Duffy Stone'i sweet barbecue rub. See ei ole puhtalt sweet. Siin on tegelikult vürtsi ka sees mõne võrra. Ja värviks peale sweet and savory, mis on hästi neutraalse barbecue maitsega. Ja Blue Sogi Champions Blend on hästi lihtne lõpetamaks. Kui tahta nüüd vähe keerulisemaks minna, siis garlic jalapeno alla, et tekitada väikest vurtsu, siis kõige lõpuks sweet and savory peale ja näiteks Yardbird või siis mingi muu magusraab, mis sulle meeldib. Praegu veel honeyhooge ja sellised asju on olemas, et ei ole probleemi. Sama kombo tegelikult töötab ka ribi peal. Ja kui nüüd minna kastmega natukene keerulisemaks, siis maailma parim kaste on, kui segada 50-50, need kaks asja oma vahel ära. Ja see töötab nii, olgem ausad, see töötab tegelikult peaaegu et kõige peal, see töötab kõikide sealihade peal, see töötab kanaliha peal. Siis liigun edasi ribiga. Tegelikult on olemas selline asi nagu E.T. Zero to Hero Sweet Rib Rub. Siin on tegelikult kerge vurts sees. Ma paneks natukene garlic jalapeno't alla, aga siis külvaks sellega ja lõpetaks jällegi sweet and savory'ga. Wrappi paneks ma lisaks näiteks mingisugusele originalile või Champions Blendile kaasa ka raspberry chipotle, mis annab sellise marjasema maitse.
ja mis siin salata, see chipotle seal annab ka pisut vurtsu. Siis läheme edasi juba veise juurde. See on meie kõige klassikalisem steigi kombo. Siin ei ole midagi salata. Sellega, siin selle SPG-ga annad maitse ja Tennessee Rediga puhkad teda pärast 10 minutit ja tuleb maailma parim steik. Siis, kui me räägime suurest veiselihatükist, siis kõigepealt maitsestad SPG-ga, siis paned peale, siin on mul holy cow, aga paned peale näiteks ükskõik millise veiseliharaabi, sest et veisele väga see magus ei meeldi, aga on olemas väga head veiseliharaabid ja on ka juurde tulemas. On näiteks Yardbirdi see Bovine Bold on tulemas, mis on super hea veiseliharaab. Ja pärast vedelikku, mis sa sealt veiseliha wrapist kätte saad, maitsestad Smoky Mountainiga. Veiseliha vedelikule meeldib hirmasti millegipärast just Smoky Mountain. Ära küsi miks, aga nii on. Ja siis leotad oma tükikesi seal ja on super hea veis. Hea uudis on, et garlic jalapeno on makstud, ootab laadimist sel hetkel, kui sa seda vaatad. Ehk siis seda on tulemas ja seda on palju tulemas. Kehv uudis selle juures on see, et ei naase siis competition, Heath-Rylesi oma. Põhjus on lihtne, seal on mesi sees. Ja nagu välja tuli, siis kõik tooted, millel on mesi Ameerika maalt, ei saa Euroopa turule sisse, sest nad ei vasta mingisugustele Euroopa Liidu nõuetele oma tootmises. Küsimusele, kas nad tegelevad sellega, on vastanud tänaseks ainult Meat Church, kes ütles, et nope, ei huvita. Vot nii, aga meid huvitab, et garlic jalapeno on tulemas ja hoia poel silma peal. Ma tõenäoliselt panen otse kohe sotsiaalmeediasse ka, kui see mul maandub siin, et saate kohe nagu ragistama hakata. Sest et seda ei ole meie poes Eesti maa peal, üldse Euroopas, kui aus olla, näha olnud alates augustikuust 2024. Vot nii. Tule tagasi neljapäeval, sest siis on jällegi retsept ootama sees. Ja ma retseptidest räägin tulevikuks ka, et vahepeal nüüd, kui saavad Vambolaga otsa meil retseptid, see ongi see neljapäev, siis tulevad paar suure liha retsepti, mida ma ei tee tavalises setupis siin stuudioga, vaid filmin kuidagi käe pealt selle asja ära, sellepärast see on paari päeva tegu mõlema liha puhul, aga Vikmani on jõudnud Creekstone'i suurepärased brisketid, mis on super brisketid ühesõnaga. Ja mingi jutt on, et mingi koodi saab teha ja äkki saab vaadata, kuidas te neid sealt kätte ka saaksite. Lisaks päris porkpatid, Turoki porkpatid, õiged asjad, millest tehakse pulled porki. Ma saan sellest ka retsepti ära teha, aga seda ma teen kuidagi seal oma barbecue kuuris. Üks päev maitsestan ja süstin ja teen ja toimetan ja teine päev küpsetan ja proovin teid kogu aeg siis käe pealt kursis hoida. Paar nädalat on sellised retseptid. Siis praegu Vambolaga paneme kuupäeva paika, millal me jätkame oma tegudega. Mõttes on ka see suvegrilli sari jälle teha, et äkki lähme Vambolaga külla hoopis. Vot nii. Naudi grillimist, ilmad hakkavad ilusaks minema. Tšau!